Kas sa tunnistad end süüdi, sest oledki süüdi? Olete näinud Bryan Kohbergerit kohtus ja olete näinud tema selfide kogu, aga nüüd saame temast pilguheit vanglas, mida me pole varem näinud. Ma selgitan. Ja mis veel parem, ma näitan teile. Tere tulemast Law and Crime'i. Mina olen Angelette Levi. Bryan Kohberger on vanglas Idaho kõrgeima turvalisusega asutuses. Ta on vang number 16324. Ta veedab enamikku oma päevadest kongis, kuigi tal on lubatud 1 tund päevas õues vaba aega, kuid meile on öeldud, et ta tegelikult seda ei kasuta. Kohberger on nüüd 31-aastane ja kannab 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust Maddie Mogani, Kaylee Gonsalvese, Zana Cornodli ja Ethan Chapini jõhkrate mõrvade eest. Oleme nende mõttetutest mõrvadest siin Law and Crime'is nii palju kordi rääkinud. Ja oleme teile näidanud seda, mida ma nimetan kuulsaks verandafotoks. Nii palju kordi, et ma ei suuda neid enam kokku lugeda. See tehti vaid mõned tunnid enne seda, kui need 4 King Roadi majas surnuks pussitati. Nad lõbutsesid enne suurt jalgpallimängu. Nad on ajast tardunud. Ja siis astus kurjus nende ülikooli välisesse koju ja röövis neilt elu. Nende mõrvad. Kes tegi seda? Uurimine kestis nädalaid, nagu te mäletate, ja tundus, et ühtegi juhtlõnga ei olnud. Kuid üks vihje jäi maha, mis viis kahtlusaluseni. Kbar Noa tupp, millel oli USA merejalaväe embleem. Selle tuppe testimine paljastas hiljem nahkrihma pealt ühe meessoost isiku DNA profiili. Nüüd teame, et see DNA kuulus Bryan Kohbergerile, Washingtoni osariigi ülikooli kriminoloogiat õppivale doktorandile. Pennsylvanias arreteeris SWAT-üksus Kohbergeri tema vanemate kodus Pennsylvanias mõned päevad pärast jõule 2022 aastal. Teda esindav advokaat andis välja avalduse, öeldes, et Kohberger loodab õigeks mõistetud saada. Me näeme, kuidas see välja kukkus. Kohberger lennutati Moskvasse Idahosse, et vastata süüdistustele ja paigutati Laytoni maakonna vanglasse. Ta ilmus esimest korda Laytoni maakonna kohtusse 5. jaanuaril 2023. Ma mäletan seda väga hästi. Ma olin seal. Ja nagu näete, oli Ann Taylor seal koos Bryan Kohbergeriga. Ta esindas teda kogu kohtuasja vältel kuni lõpuni. Pane tähele seda pintsakut, mida ta kannab. See on mustvalge. Sa näed seda varsti uuesti. Samal päeval, jaanuaris 2023, külastasid Idaho osariigi politsei uurijad Kohbergerit Laytoni maakonna vanglas. Nad tahtsid temast uurimise jaoks teha fotosid pealaest jalatallani. Nüüd on need fotod meil olemas. Selliste fotode tegemine ei ole ebatavaline. Sellel fotol on näha Bryan Kohbergerit Laytoni maakonna vangla oranžis vanglariietuses. Ja siis üks foto näitab peamiselt Kohbergeri alakeha selles samas oranžis vanglariietuses. Kohe räägime, miks selline foto võidi siin teha. Teistel fotodel on näha Kohbergeri käsi, mis näevad uskumatult punased välja. Me teame, et tal oli komme oma käsi sunduslikult pesta. Selle põhjuseid võib arutada. Tema advokaadid on öelnud, et tal oli obsessiivkompulsiivne häire. Ja järgmine foto võib sind esmapilgul üllatada. See on foto Bryan Kohbergeri jalgade tagaküljest, ilma nende oranžide püksteta. Ta on sellel fotol ka oma vanglasussid jalast ära võtnud. Olgu. Nendest 2023 aasta jaanuari fotodest rääkimiseks tahan ma kaasata Chris McDonough. Ta on pensionil mõrvauurija, samuti YouTube'i saate The Interview Room saatejuht, suurepärane saade, ja ka Cold Case Foundationi liige. Nad uurivad palju kuritegusid. Chris, aitäh, et tulid saatesse. Me oleme uurinud. Aitäh kutsumast, ma hindan seda väga. Aitäh. See saab olema lõbus. See saab lõbus olema. Omal kohutaval moel lõbus. Aga kõigepealt, millest ma sinuga rääkida tahan? Meil on palju teemasid, millest rääkida, sealhulgas mõned uued dokumendid, mille saime just Washingtoni osariigi ülikoolist. Aga kõigepealt räägime nendest fotodest, mille tegi Idaho osariigi politsei 5. jaanuaril 2023. Mis nende fotode juures minu jaoks huvitav on see, et need on tehtud nii kaua pärast kuriteo toimepanekut.
Ja ometi teevad nad seda minu arvates selleks, et otsida Brian Kobergeri kehalt võimalikke vigastusi. Kas sa nõustud sellega? Jaa, absoluutselt. Ja tegelikult, kui sa neid fotosid vaatad, siis seda nimetatakse täielikuks ülevaatuseks, eks. Ja mida sa tahad teha, on kaks asja. Esiteks, tahad sa teha nii kiiresti kui võimalik kõik võimalikud fotod. Ja antud juhul tehti need kohe pärast arreteerimist. Ausalt öeldes oleks seda tulnud teha Pennsylvanias kohe, kui ta esimest korda arreteeriti. Seda oleks tulnud teha samal päeval. Ja siis oleks tavapärane protseduur olnud panna ta paberkombinessooni või millegi sarnasesse. Võtta tema riided, teha fotod, panna kõik asjad kottidesse ja nii edasi. Sest nendel fotodel, mis teil on selgelt näha mõningaid tõsiseid vigastusi. Lähme edasi ja paneme mõned neist ekraanile. Alustan selle seeria esimesest fotost. Ja tegelikult esimene foto, nagu teate, näitab Brian Kobergeri jalgu. Me teame, et nad võtsid tal kõik riided seljast, kuid loomulikult ei avaldatud neid fotosid meile. See oleks tema privaatsuse rikkumine. Aga me näeme Brian Kobergeri tema jalgade tagakülge. Selle nad avaldasid meile. Ma ei näe seal mingeid vigastusi, kuid nad peavad dokumenteerima kogu tema keha. Ma arvan, et nad tegid ausalt öeldes ilmselt isegi tema jalataldadest pilte. Õige, jah, nad teavad kõik dokumenteerima. Ja täpselt sinu mõttega nõustudes, ma mõtlen, et mõrvadest on selleks ajaks möödas umbes 30 päeva või vähemalt sinna kanti. Ja seega tead, sa pead seda arvesse võtma, kui oli mingid sinikad või midagi sellist. Nii et tegelikult nende üldiste kehafotode tähtsus seisneb selles, et sa otsid paranevaid haavu, mis võisid tekkida noa kasutamise tõttu. Ja mida sa näed, on see, et sa näed seda haava paranemisprotsessis. Ja siis saad kutsuda arsti, kes saab meditsiiniliselt arvata, millal see haav võis tekkida. Me usume, et need tehti 5. jaanuaril 2023, samal päeval, kui tal oli esimene kohtuistung. Ja me usume seda sellepärast, et Ann Taylor kannab seal blazerit. Ma näen siin tema käsivart. Tead, ma näen siin midagi, mis võib-olla on väite sinikas. Ma ei ole päris kindel. Aga ma mõtlen, need fotod on peaaegu 2 kuud pärast kuritegu tehtud. Kas selles fotol on midagi, mis sulle silma jääb? Ei, ma mõtlen, sa näed siin seda, mis paistab, tead küll siin rangluu lähedal. Just seal, kus käsi abaluu juures kokku saab. Tead, tundub, et seal on mingi värvi muutus ja see võiks olla, tead küll, verevalum või võimalik nahaalune verejooks. Aga nagu sa ütlesid, need on juba 2 kuud vanad. Nii et tal võis see olla. See võis juhtuda ükskõik millal ja ei pruugi olla tingimata seotud tapmisega. Seepärast ongi oluline hakata keskenduma mitte tingimata jäsemetele aja tõttu, vaid just kätele ja sellistele asjadele. Seal on veel üks sinikas. See on hea näide. Jah, see on õige. See on pilt number 3, esimene neist. Enne seda oli number 2. Ma tahan rääkida kätetest. Käed on minu jaoks huvitavad mitmel põhjusel. Käed on väga punased. Me teame, et ta kandis neid kindaid järjepidevalt pärast kuriteo toimepanemist, sest me nägime seda raportites. Me näeme seda ka siis, kui ta on mootorsõidukiametis. Vaatame seda ka siin varsti. Aga käed, see on pilt 5. Need on tema käed. Küüned on uskumatult valged. Me jõuame selleni kohe. Ja seal on Ann Taylori must pintsak valge kaunistusega. See sama, mida ta kandis ka sellel kuulamisel taustal. Mine tagasi selle eelmise pildi juurde, mis just hetk tagasi oli. Okei, vaata nüüd paremasse alumisse nurka, tema pea lähedale. Jah, see seal, tead küll, see näeb välja nagu mingi sisselõige või kriimustus nahas. Okei, ma ei suuda öelda, kas see on sinikas või sisselõige. See viitaks küünejälgedele. Tead, keegi kraapis või tiris sind. Ja tead, jälle see viid tagasi selle juurde, millal see konkreetne jälg tekkis. Tead, arst peaks ütlema, et jah,
see on selles paranemisprotsessis. Okei, ja siis pead endad küsima, kas see läks põletikuliseks. Kas on võimalik teada, et see on küünejälg, kui sa näed, et see on nagu lohk nahas? Ma tahan ka rohkem rääkida kätetest. Ma arvan, et käed on siin väga olulised. Ja. Ja ma ei tea, meil on siin rohkem kätepilte. Need on pildid 9, 10. Me oleme nüüd 10. juures. Ja siis on meil pilt 11. Cassie. See on tõesti oluline pilt. Ja selgita mulle, miks see pilt nii oluline on? Küüned on uskumatult valged, küünealused. Ja siis tead, tema küüned on mehe kohta üsna pikad, ma arvan, ma ei tea. Ja siis on tal see huvitav jälg nimetissõrmel, mis näib paranemas olevat. Räägi mulle, miks see oluline on? Jah, see ise võis olla lõige, mis tekkis kakluse ajal ja mis on alles paranemas. See on minu arvates kõigist nendest fotodest kõige olulisem tõend, sest seda on näha. See haavise paistab olevat alles paranemisprotsessis. See ei ole kadunud. Mis võiks seletada, miks pärast juhtumit mees käis linnas ringi kinnastega. Käed ise, veri, mis tema kätesse koguneb. Ma ei tea, kas tal on mingi verevedeldajatega seotud probleem või midagi sellist, aga see võiks samuti olla kooskõlas liigse verevalumite tekkega kakluse ajal. Ja võib-olla lõhkus ta seal sees mõned veresooned, kui ta lõi rusikaga või midagi sellist tegi või kasutas. See on aga tema nõrgem käsi, sest kui ta on paremakäeline, siis see on tema nõrgem käsi. See ütleb meile siis, et kui ta lööb ja tema vasak käsi jääb ette, siis see võiks seletada. Teate küll, millist tüüpi nuga või millist tüüpi haav see võiks olla, kui ta oleks end kogemata tabanud. Mis ei ole vastuolus, teate küll selle raevuka rünnakutüübiga, mida me kuriteopaigal nägime. Noh, mida ma siin mõtlen, Chris? Kuna see on vasak käsi ja sina oled siin ekspert, aga see on minu mõttekäik. Kaylee, vaene Kaylee. Me teame, et tal olid hambad katki. Tundus, et tema pea sai tõsiselt viga. Ja kui ta ei oodanud Kayleet voodis, vaid ainult Maddiet ning teda üllatas Kaylee nägemine, võis tal olla nuga tugevamas käes, paremas käes ja siis püüdis ta teda vasaku käega muul moel vigastada. Ja me teame, et tal oli taust mingisuguses boksis või milleski sarnases. Nii, et võis olla, tead, olen kuulnud, et inimesed on arvanud, et kpaari kasutati Kaylee vigastamiseks erinevatel viisidel samal ajal, kui ta hoidis teda käest. Aga siiski ma mõtlen, kas nuga oli ühes käes ja ta tegi midagi ka vasakuga? See on minu mõte. Jaa, ma ei saa sellega vaielda. Ma usun, et ta lähenes neile voodi paremast servast ja ründas kohe. Mädi. Ja siis pidi ta kummarduma üle mädi, sest on tõendeid, et mõlemad lõid jalaga. Ja seega minu arvates, ma olen sinuga nõus, et ta peaks pidevalt kasutama mõlemaid käsi, et kontrollida mõlemat ohvrit. Aga kui me vaatame haavu Madisonil, siis need on väga jõhkrad, väga kiiresti tekitatud. Ja nii on Kaylee, kes on vastu seina, nüüd kahtlusaluse kontrolli all, sest ta on ta seina vastu kinni surunud. Ja see on täielik võitlus. See tähendab, et ta peaks kummarduma üle mädi, et jõuda Kayleeni. Ja sellepärast näedki selles juhtumis mõnes kohas seda hooti tekkivat raevu, kus isegi ei tani toas, kus ta pussitab voodit, eks ole, sest ta kaotab selles olukorras kontrolli. Ja seega ma kahtlustaksin kohe, et kui ta teda ründab, siis ta kaotab kontrolli. Ja sellepärast leitaksegi noatupp ühe ohvri alt, sest toimub ülemäärane võitlus.
ja see lõige sellel käel on võib-olla paranemas. ja verevalumid võivadki olla sellest, et ta hoiab temast kinni või kägistab teda, sest on tõendeid, et teda kägistati või mingil moel suud kinni hoiti. Võib-olla ta paneb oma käe tema suu peale ja võib-olla see on hambajälg. Võib-olla on see hammas, mille ta paneb talle suhu ja ta hammustab teda. Olgu, kõik see on võimalik. Ja samuti oleks selle foto jaoks olnud vajalik lihtsalt selleks, et öelda, et sa tegid seda. Võtta selle vigastuse pealt vatitampooniga proov, et näha, kas seal üldse midagi oli. Tõenäosus on nii kaua pärast väga väike, aga uurimistoiminguna pead sa selle ikkagi ära tegema, et see võimalus välistada. Muidugi, loomulikult, ja see oli foto number 11. Meil on ka teisi fotosid tema randmetest ja kätetest. Ma arvan ikka veel, et ta võis neid kindaid linnas kandes kasutada selleks, et varjata vigastusi ja loomulikult ka DNA-d. See oleks tema parem käsi. Ma ei näe siin midagi märkimisväärset, aga võib-olla sina märkad midagi, mida mina ei näe. Ma mõtlen, see võib olla lihtsalt sellest, et veri on kogunenud paremasse kätte, kuna keha üritab seda ravida. Ma ei tea, kas tal on mingisugune verehaigus, ilmselgelt ei ole ma arst. Aga kui sa vaatad pöidla alla, siis tundub, et seal on ikka veel tugev verevalum pöidla all. Nii et see pole ainult käe peal, vaid tundub, et ka käe alaküljel. Ma tahaksin näha fotot temast, kus ta hoiab käsi niimoodi üleval, et näha, mis on tema käte siseküljel. Ja see on foto number 14 jaoks. Me näeme rohkem fotosid tema kätetest. Tead, ma ei näe seal midagi täiesti märkimisväärset. See on foto 16, meil on jälle tema ülavarre piirkond. Ja siis käsivarred fotol 17, fotol 18 jälle. Kui sa vaatad fotot 18 tema käsivarre lisapildil siin, siis näed midagi, mis näib olevat arm, mis on tekkinud sellest, mida me nimetame süstimisjälgedeks. Piimios, et tal oli aastaid tagasi heroiinisõltuvus. Kui sa vaatad tema vasakut kätt seal, siis näed midagi, mis näib olevat naha anomaalia. Tead küll, kõrgem kui ülejäänud nahk. Ja see võib viidata sellele, et need olid tema süstekohtad heroiini tarvitamise ajal. Liigume nüüd edasi foto 19 juurde. See on lihtsalt lähem võte samast käest. Foto 20, lihtsalt veel üks vaade Brian Kobergerist. See on tema parem käsi. Ja ma näen, tead, mis võiksid olla võib-olla mõned teetretähnid ja sellised asjad. Ja siis on veel foto 21. Kas need on lihtsalt viitefotod? See on see, mida me tegime. Me dokumenteerime, sest ülejäänud fotod Chris näitavad teda vanglariietes. Okei. Ja sa näed seda, jah. Ma mõtlen, seal on selgelt kirjas Leitavi maakonna šerifi büroo, tema paremal jalal, Leitav CSO. Ja meil on fotod 23, 24 ja 25. Ja nendel, tead, pole midagi. Ma ei näe siin midagi märkimisväärset. Ma mäletan, et lugesin mõnest raportist, et tal olid kriimustused. Mõned inimesed märkasid pärast juhtumit tema näol kriimustusi, tead, kergeid kriimustusi. Aga tead, see ei tundunud eriti märkimisväärne. Ma ei näe siin midagi. Samuti ma arvasin, et keegi ütles ühes varasemas raportis, et tal olid vigastused kätel ja ta ütles kellelegi, et ta sattus mingisse autoõnnetusse. Nii et need võisidki olla need paranevad haavad, mida me äsja nägime. Õige. Tahtsin nüüd natuke teisele teemale üle minna, mis minu arvates oli väga huvitav. Ja me oleme saanud mõned uued dokumendid Washingtoni osariigi ülikoolist. Ja see puudutab selle juhtumiga seotud ametnikke, kes leidsid Brian Kobergeri auto, kui novembri lõpus saadeti välja otsinguteade. 2 ametnikku tegid selle kohta päringu. Ja üks neist tead sõitis tegelikult kortermaja juurde ja nägi autot oma silmaga, aga ilmselt nad ei andnud sellest teada.
see on see lugu, tead, kui ma rääkisin kunagi ammu ülem Jenkinsiga, siis ta ütles, et see polnud õige aasta nendes teadetes. Nii et me ei helistanud Moskvasse ega öelnud, et me nägime seda. Nüüd on meil eekiri, kus ülem Jenkins õnnitleb ja kiidab neid 2023. aasta jaanuaris pärast arreteerimist. Selle eest, et nad leidsid sõiduki, kuid nad ei andnud sellest kunagi teada. Nii et uurimises võidi seal kaotada väärtuslikku aega. Mida sina sellest e-kirjast arvad, Chris? No ma arvan, et me rääkisime sellest sinuga, Angela, ühes varasemas saates. See oli minu arvates tohutu uurimisviga. Ja see polnud lihtsalt viga selles mõttes, et jah, me ei andnud seda edasi. Olgu. Ametnikud tegid oma tööd. Nad läitsid auto üles. Nad läksid auto juurde. Keegi tegi otsuse, et ärge võtke selle auto omanikuga ühendust. Hästi. Ja siis sidusid nad selle otsusega minu arvates mõttetu vabanduse, et see oli vale aasta. Olgu. Olgu. Aga mis oli otsingu teates siis õigesti? Me otsime valget Hyundai'd. Selles piirkonnas, ükskõik mida selles piirkonnas, olgu, umbes kuriteo toimumise ajal. Me peame eeldama, et Washingtoni osariigi ülikool ei otsinud samuti selle auto kohta videot kuriteo ööl selles e-kirjas. Ja mida ülem minu arvates teeb? Ta teab, et nad tegid mitte ainult suure vea, vaid nad rikkusid kõik ära. Sest neil oleks võinud olla ja mul on kahju seda ühegi õiguskaitse kohta öelda. Teate, ma toetan politseid, kui meil on õigus ja ütlen ka siis, kui me eksime. Olgu. See on meie vastutus avalikkuse ees ja sellel ülemal on kohustus avalikkuse ja pere ees öelda, teate mis, me ei teinud mitte ainult vea, teil on õigus. Me peaksime. Oleksime pidanud minema ja koputama selle mehe uksele, kes oli selle sõidukiga registreeritud ja elas selles kortermajas. Sest jumal hoidku pärast seda ööd. Kui ta oleks veel kellegi teise tapnud, oleks see ülemus lõpuks tõsises jamas olnud. Ja nii tegi keegi juhtimisotsuse öeldes, okei, sul on auto, mis sobib. Jah. Kas see on valge? Jah. Kus see on? See on siin. Okei. Uuri välja, kellele see kuulub. Küsitle seda inimest ja saara see Moskausse. See oli õige protseduur. Chris, pöörame nüüd tähelepanu sellele videole, kus Bryan Kohberger on sõiduki ametis. See on 5 päeva pärast mõrvu. Ta on seal, et vahetada oma numbrimärke. Ja ta on Washingtoni osariigis uus. Tema sünnipäev on kohe tulemas. Ma ei ütle, et ta teeb seda mõrvade pärast. Aga ta on seal ja käitub nende inimestega väga vabalt. Ja tema advokaadid ütlesid, et tal on Aspergeri sündroom ja ta ei saa hästi inimestega läbi. Ta pole suhtlemises hea ning temast saaks kohutav tunnistaja ja kõik see muu. Aga mängime lihtsalt väikese klipi sellest ja vaatame, mida me temast arvame. Sa oled pärit New Yorgist. Kuidas sulle siin meeldib? Tegelikult olen ma pärit Pennsylvaniast. Sa oled Pennsylvaniast? Ja siis sa olidki... Brooklyn. Sellepärast see olekki selline, ma arvan, et ma tõesti näen seda. Olgu aus küll. Jah, ma mõtlen, et Bay Areas üles kasvades... Minu vanaema ja isa olid suured Giantsi fännid. See käis meil perekonnas põlvest põlve. Mulle meeldib kõik see, et ma käin natuke rohkem matkamas ja teikimas. Jah, ma ei kasvanud üles nii, et oleksin pilevat teikimas käinud. Kas sina oled sellega tegelenud? Jah. Jaa. See võib olla natuke hirmutav. Aga isegi ühepäevased matkad on tõesti toredad. Mulle meeldib käia Elk Riveris, Idahos. Seal on juga. Ma teen 2 miili pikkuse matka. Aga kui sa jõuad ülemiste, keskmiste ja alumiste jugadeni, siis on seal tõesti ilus. See on päris lõbus. Jah, Elk River, Idaho. Seal linnas on nagu veehoigla, mille ümber saab matkata. Juba selles ühes kohas on nii palju väikeseid piirkondi. Ja siis me käime ka näiteks Coeur d'Alene'is, seal on palju ilusaid matkaradu. Huvitav, jah.
nii et kui sa kunagi oma kohta vaatad, Soovitaksin neid piirkondi, sest nad otsivad lõbu. jaa, mulle tegelikult meeldib see. mulle meeldib mootoriga sinine. ma tean, et Spokane on natuke rohelisem. see ei ole nii, et siin poleks rohelist. Chris, ta tundub väga vaba, väga mugavalt vestleb niisama, mitte nii kohmakas, nagu tema advokaadid teda nendel taotluste arutamise istungitel kirjeldasid. Mida sa sellest videost arvad? noh, kõige silmatorkavam asi siin on see, et tegu on sellega, mida me nimetame sündmusjärgseks käitumiseks. okei, ja see aitab meil mõista, et pane tähele, sellel hetkel on see mees sarimõrvar. ta on tapnud 4 inimest. ja tema jaoks see kogu pinge vabanemine kuriteopaigas paneb teda peaaegu tundma, et ta sisimas teab, et ta on teinud midagi äärmiselt õõvastavat. aga tema jaoks oli see vallutus. see oli tema jaoks olukord, mis oli pikalt kujunenud. pea meeles seda pinget, pidevat kuriteopaika naasmist, kus teda seostati mobiilimastide andmete ja kogu jälgimismaterjaliga selle põhjal, mida see mees tegi. ja nüüd kuritegu toimub. fantaasia on paljastatud ehk ta on eesmärgi saavutanud. ta on neid ohvreid julmalt peksnud. ta on nad tapnud, tead, väga jõhkrad. tema jaoks on see vallutus. see on peaaegu nagu, tead, ma olen Serengetil lõvi maha lasknud. okei, ja seda nimetame me sündmusjärgseks käitumiseks. ja pane tähele, ta on võluv. tal on see kameeleonlik osa oma iseloomus, mingi tuttavlikkus suhetes. ta püüab luua vestluses silda. oh, mulle meeldib looduses olla. mulle meeldib see, mulle meeldib too. okei. ja ta püüab seda seostada selle skaudiga. aga mida ta sulle ei ütle, on see, et mäleta neid fotosid kohtadest, mida ta külastas. Need olid täpselt samad kaskaadid, kus Ted Bundy käis. okei, kus ta tegi neid selfisid? Ted Bundy surnukehade mahajätmiskoht oli tema selja taga. nii et see on jälle osa sellest ülesehitusest, aga see on ikkagi osa tema fantaasiast. ta ei lase sellest fantaasiast kunagi lahti. okei, sest see on nüüd pannud ta sellisesse kategooriasse, kus ta samastab end pärast mõrvu. kuule, ma olen täpselt nagu üks järjekordne sarimõrvar. nii et ma kavatsen seda mängu mängida nii kaua, kui saan. ja see on väga petlik. ta on hunt lambanahas. ja me näeme seda käitumist, tead, mis avaldub 5 päeva pärast nende 4 ohvri tapmist. See on midagi, see on tõesti midagi. Ma mõtlen, ta tundub nagu tüüp, kellega võiks lihtsalt juttu ajada. Ma mõtlen, ta tõesti tundub selline. ja muide, nad ongi sellised. Jaa. tead, sõna otseses mõttes. Chris McDonough, aitäh sulle väga, ma tõesti hindan seda. aitäh, Anthony. Nüüd, selle juhtumi kõige tähtsamad inimesed. Iga kord, kui me sellest juhtumist räägime, peame meeles pidama, kes on olulised ja kes on kõige tähtsamad. Need on Maddie, Kaylee, Ethan and Xana. Pidage neid ja nende peresid meeles. See oli kõik selleks korraks saates Law and Crime. Mina olen Angelet Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.